Tere hea vaataja, Toots olen. Olen mänguga Far Cry 4 jõudnud juba üsna kaugele ajaliselt, kui siis siit ülevalt või sellise kollase kirjaga vaatate, siis 38 tundi 7 minutit on mängu mängitud ja samas peab ütlema, et mäng on läbi alles selle aja peale 69,14% ja olemus on mul ka siis 2 lisaosa veel, ehk siis seda mänguaega on tulemas veel ja veel. Millega siis on tegu? Tegu on 2014. aastal välja antud mänguga, mille žanriks on märgitud open world first person shooter ja action adventure ja pean kohe ütlema, et tegu on ühe parima open world mänguga, mida ma mänginud olen. Naudin seda mängu ja tahan selles mängus saavutada 100% ja võib-olla sellepärast ongi 38 minuti juures alles 69%, aga sellest täpsemalt. Lähme mängu sisse. Mängumoode on erinevaid, saab mängida sõbraga, koopi ja saab siis mängida ka siin muid mängumoode, teha ise kaarte ja olen siis proovinud tänaseks ainult siin single player'i osa kampaaniat läbi mängida, aga lähme tuppa. Kirat kõlab nagu kurat, kas pole, aga siin ongi paslik vist rääkida ära mängu story, mängu lugu. Tegevus toimub Himaalaja lähistel Kiratis, kus siis võimust on võtnud türannist kuningas Pagan Min, jälle eestlane nagu kuratki, kas pole. Ja peategelane, kelle pealkirjaks või nimeks on Aji Gale, kes siis ei ole nime järgi eestlane, on tulnud tagasi oma sünnimaale, elab siis Ameerikas ja toonud siia sünnimaale oma ema põrmu, et see siis maha matta või mis pidi see iganes see matus toimima peaks. Ja satub siis vastuollu sellise kohaliku võimuga, kelle esindajaks siis on, mis ta nimi oli siin, Royal Army, Kirat Royal Army ja juhiks siis eelpool mainitud Pagan Min ning liitub Golden Batiga, kes on siis vastupanu liikumine või mis siis on vastupanu liikumine ja hakkab siis võitlema kohaliku võimu vastu ja oma rahvast vabastama. Keegi vaendana tuleb siia küla alla, vaatame, mis ta tahab kõigepealt. Mängu mängimiseks valisin hard raskustaseme ja leian, et see on, näed siis, kurjad koerad. Leian, et see on ka ainuõige tase, millega mängida. Open world, ma mõtlesin pigem AAA mängude puhul, et päris tihti on see, et ei tasu nagu võtta alla hard raskustaseme, kuna see osutub liiga lihtsaks. Kohe mängu sisse tulles nägin, et mäng on väga ilus ja värviline ja võib-olla näidetan siis siit ka seda ära, mis mul silma jäi kohe alguses, craftimise pool, ehk siis craftimine erinevate, kuidas ma siis nimetan, erinevate vidinate jaoks, millega ma saan asju kaasas kanda, rahakott, rohkem raha, on rohkem siis loot'i, ehk siis collectable itemeid, rohkem siis elupudeleid, rohkem granaate, pomme, mida iganes, nooli, rohkem liha, on väga hästi üles ehitatud, kogud loomanahku, nendest craftid siis vastavaid esemeid ja mäng selliselt ka progresseerub ja relvad, kui me nüüd jälle vaatame, siis ja seda progressi praegu ei vaata, ka relvad on mängus väga korralikud, kus ma nüüd relvi näen, relvi näeme kapist loomulikult et samast relvi on päris palju, on suur kogus sidearme, suur kogus põhirelvi, osad on veel kinni ja signature relvad ja hea asi muidugi selle mängu juures on see, et kõik asjad, kõik jubinad, mis kuskil kaardi peal on 100% saavutamiseks mängus, on võimalik leida üles selliselt, et ostad endale kaardid, nagu näha, mul on kõik nad ostetud ja nad tekivad sulle siis suure world mapi peale, eks sa ei pea neid taga otsima kuskilt, sest kes see taipaks tulla siia mägedesse otsima näiteks neid 3 kastikest siin või seda maski näiteks.
ja kaart, open world map on päris suur. See osa on mul nüüd siin tehtud puhtalt 100% peale, kõik asjad, mis vähegi saab, on ära korjatud, kõik questid on tehtud. Kodumaja on mul vabastatud, miks ma olen siin kodumajas praegu, kohe vaatan, võib-olla on mõnes teises külas. Ei, ma olen siin, aga läheks huvi pärast või läheks reisiks kodumajja ja see näitab ka seda, et kuidas see mäng siis toimib, et on võimalik liikuda erinevate masinatega, erinevate, kas on siis ATV, vee peal kaater või siis helikopter, mida teile kohe näitan ja lisaks ka endale siis maja ehitada, see on mu endine vanemate maja, mille ma siis ära võtsin teatud narkotegelaste käest ja maja ja siis kasutada taimi, mis jälle käib craftimise juurde, ehk siis saan siin ehitada erinevaid pudeleid, nii et mängus on tohutult tegemist ja reisimiseks. Nagu näha oli, mäng ei venita, niisama on olemas ka selline buser või mis ta nimi on siis jah, ehk siis helikopter ja siin on väga hästi näha, kui suur see maailm tegelikult on. Et kõik kohad, mida me näeme, tegelikult sinna on võimalik minna, loomulikult jah, need kõrged mäed on siis kaardi piir ja nagu näha oli, kui ma ei taha helikopteriga ringi lennata, ma saan vabalt ka quick travelit kasutada teatud punktidesse, siia, nii et mäng meelega ei venita, ei tekita kunstlikult tunnet, et see mäng on pikem kui ta tegelikult on ja see on selle mängu juures väga hea asi. Ja tegu on, nagu öeldud, open world mänguga minu jaoks ühe parima open world mänguga, mida ma mänginud olen, võrreldav siis kindlasti GTA 5-ga mängu taseme headuse poolest siis jah. Võib võtta ka näiteks siit mõne auto alati, see auto tekkis minema, aga võtame teise. Maailmas on siis hästi palju erinevaid loomi, selle saan kätte siit ja vaheldus on no jaa, tänud sõbrad. Okei, kopter on ohtlik, sellepärast et see tiivik võib mulle päris palju haiget teha. Need olid mul sõbralikud tegelased, sellepärast sõitsid juba kopter ümber, tänud teile. Relvad on mõnusad, võib-olla peaks otsima mõne koha, kus võidelda kellegi vastu ja näidata siis, kuidas relvad toimivad. Kaasas saab kanda korraga kuni 4 relva, kui on siis vastav vöö või kuidas seda siis nimetada craftitud. Alguses vist oli kas 1 või 2 relva võimalik korraga kaasa võtta. Ja selliselt see mäng kulgeb. Jah, nagu näha, siis kopter on selline kõige parem liikumisviis siin mängus, et saab igale poole juurde, et pinnas on väga mägine ja niisama ronida või jalgsi joosta. No, see kaart on ikkagi väga suur, et üsna keeruline. Peab ütlema ka seda, et AI selles mängus on väga pädev, ehk siis tehisintellekt, kui võitled vastaste vastu, siis tulistavad, kana lasevad või siis podcast. Kui võitled vastaste vastu, siis ja näiteks vastateks on inimesed ja loomad, siis puuniiduk, mitte muruniidukana, siis nad käituvad selliselt, et kui nad siin kuskil näevad, siis nad tulistavad sinna poole, arvestavad, et sa oled seal, kui sa oled nendel silmist kadunud ja nad arvavad, et sa oled endiselt samas kohas, aga sa oled liikunud hoopis edasi, siis nad ikkagi katsuvad seda kohta nagu valve all hoida ja sa saad päris korralikult flankida, ehk siis neile selja taha liikuda. Siin on üks konvoi, selle saan maha võtta. On ka vastased. Konvoid on üsna keeruline järgi minna. Mängu saab mängida erinevate stiilidega. Saab mängida selliselt, et lähed sisse guns blazing, saab selliselt mängida, et sa mängid niinimetatud stealthi ehk siis hiilimist, hiilid vastatele selja taha. Indikaator, mida ekraanil praegu näete, näitab seda, et kui hästi vastased siin näevad. Siin on silence relv, vaikselt vastaste mahavõtmiseks, ehk siis amb põhimõtteliselt. No nii, korra võtame neid maha. Ja headshot saab alati ilusa punkti lisa, kui pihta lased.
saan omad tulid ka kohale appi. Alati saab appi kutsuda oma tegelasi siia mängus. Ehk siis tulevad abistavad sind. Vaatan, kus ma praegu saan seda teha. Ja, Guns for Hire. Kutsun siis appi nad endale. Kuigi praegu vajadust ei ole, aga nii näitamise mõttes. Aga, ja nagu näha, siis elusloodus ka ründab vahepeal. Nüüd see Kotkas siis ründas ühte minu Golden Bati liikumise esindajat. See suit seal tähistab vastaste küla, mis on veel võtmata. Olemas on mängus ka pudelid, võtan ühe pudeli praegu sisse, mis võtab mul kaardile siis kõik erinevad loomad, linnud, elukad, inimesed, mis on väga palju abiks, nagu näha siis kõik on ära märgitud, sead, kalad vees. Need on üsna lihtne selliselt leida. Ja, need on vaenlased või? Need on omad tunduvad olevat. Teinekord vees on üsna raske ujuda, kui need kalad sulle kallale tulevad või mõni krokodill tagumikust näpistab, aga selliselt on oluliselt lihtsam. Mida siin, nüüd on nii palju positiivselt räägitud, kõik see jutt, mis sai räägitud tegelikult on see, mis mul siin mängus meeldis ja üks asi, mis veel tegelikult meeldib, on üks sõiduk, mis jäi ära mainimata, see sama sõiduk on mul siin, millega saab ka päris korralikku mürglit teha, eriti vastaseid rünnates. No nii, kas ma siit välja saan, muidugi on ka ise küsimus, aga kohati tulevad mängus ette, vaene kits, sorry kits, kohati tulevad mängus ette FPS tropid ja ei saagi aru, millest ta tingitud on, kas tegu on siis kehvasti balansseeritud mänguga mõnes kohas, aga ma tean, et algus, kui ta välja tuli, siis oli asi päris hull, nii ei saa öelda, et ta hull oleks, aga aega, et neid troppe ikka ette tuleb. No nii, siin on ühed vaenlased. Ei ole, hea on küll vaenlased, jah. Näed, opa, elefant kill, nii ilus. ja mis veel väga ei meeldi, kui siin mängus on see skillide pool. Ehk siis siin on selline skillpuu, kuna ma olen teinud kaarti järjest puhtaks, siis mul põhimõtteliselt kõik skillid, mis mul saavad olla käes, on praegu juba olemas. Mul on 26 skillpunkti üle, nii et aga see skillid on üsna igavad. Nad on... Enamus on neist passiivsed ja ei leia väga kasutust, et siin oleks tahtnud rohkem fantaasiat, rohkem midagi sellist või aktiivseid skille või mida iganes oleks tahtnud, et enamus on passiivsed ja üsna igavad. Ja tuvastasin ka ühe game breaking bug'i, ehk siis kui enne mainisin, et mängu saab mängida väga erineval moel, väga palju erinevat tegevust, siis on olemas ka siin külades teatud siin näiteks üks on racing ja ühes race'is oli siis situatsioon, kus ma mängisin seda race'i 100% saavutamiseks on ta siis vaja ära teha, eks ju, kulla peale ja ei saanud kuidagi kulda ja siis mõtlesin, et milles see asi on ja vaat kui sobivalt on käes see masin, millega seda sõidetud sai, see sama tuk-tuk või mis selle asja nimi iganes on ja sõitsin kuskil 15-20 korda, no ei saa kulda kätte ja siis guugeldasin ja tuli välja, et mängus on päris korralik bug ja bug seisneb siis selles, et puldiga, mis mul õnneks olemas on, kastist leidsin sünnikontrolli praegu, nii tore, siis on võimalik selle masinaga kiiremini sõita, kui võimaldab seda klaviatuur, et siis ma mängin PC peal, mängin klaviatuuriga ja see on üsna nigel, et selline asi on nagu sisse lastud, aga kui ma nüüd tean, on vähe lihtsam, aga ennem oli jah, see asi päris raskesti tuvastatav ja nagu näha, siis collectible itemid on siin samas. Nii, siit saime natukene karmat jälle juurde. Karma on mul lõpuni täis, ehk siis level 8. Nii, nägemist. Jättes close, go away. Ja mis veel? See on hea koht näitavaks kõige häirivamat asja siin mängus. Ehk siis tegemist on konsoolipordiga, nagu öeldud. Ja nüüd on, kui te vaatate, siis E-täht teeb kahte asja. E-täht on search ja E-täht on võta relv. Ja pahatihti need relv ja laip on üksteisel nii lähedal, et kui ma vajutan näiteks siin E-tähte, siis ta viskab mul relva ära ja ma saan kätte mingisuguse teise relva, mida ma ei taha võtta. Ja kui ma vaja seda kiiresti teha, siis teinekord näiteks laipa läbi otsida, siis come on, arvuti peal on nuppe piisavalt. Pange erinevate nuppude alla need funktsioonid
Need on täiesti erinevad funktsioonid, ma ei taha, et hakkaks mul laiba läbiotsimise ajal võtma maast relva, sellepärast et üldjuhul need relvad, mis siin maas on viletsamad. Et see on võib-olla kõige häirivam asi selle mängu juures. Ja veel oli siis paar sükest paagi Shangri-La ehk siis eraldi dungeon, mida siis on 4 tükki kaardi peal või 5 on vist neid kokku. 2 korral ta crash'is, ma ei tea, kas see on mingi traditsioon neil või oli see juhus, et ta 2 korral crash'is. Muudel juhtudel mäng crash'inud ei ole, toimib väga hästi välja arvatud siis jah, tõepoolest need mõningad FPS-i tropid, aga see ei ole ka nagu midagi väga hirmsat, nii et saame sellest üle. Ja kui nüüd küsida selle mängu kohta, mängusoovitus siis raudselt ei ole üldse küsimust, on tegu ühe parima open world mänguga, mida ma mänginud olen ja praegu täna saab selle mängu kätte väga hea hinnaga. Küsimus on muidugi selles, mida siis võtta, kas mängida Far Cry 3, mängida Far Cry 4 või Far Cry Primalit, kõik nad olemas on. Far Cry Primal tundub mulle küll väga süke Battlefieldi stiilis mäng, ehk siis mitte siis stiili poolest, vaid selle poolest, kuidas ta välja anti. Minu arust peaks olema ta ka stand-alone, aga ta anti välja sarnaselt Battlefield 4 ja Hardline'i võrdluses, siis võiks see mäng olla Battlefield Hardline. Pean siis silmas seda, et minu meelest see Primal on ebaõnnestunud, aga kuna ma seda ise mänginud ei ole, siis vara veel otsust öelda. Igal juhul tänan, et vaatasite. Toots olen ja varsti jälle.